Tere päevast! Postimehe järjekordne valimisstuudio alustab. Ja meil on stuudios 2 inimest, kes mõlemad kandideerivad Tallinna linnapeaks. Kõigepealt täna linnapea ametis olev Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere päevast! Tervist! Ja Reformierakonna linnapea kandidaat Maris Lauri. Tere päevast! Tere päevast! No traditsiooniline saate algus on meil selline, et me anname kandidaatidele 2 minutit selleks, et te saaksite ära rääkida, mis on need kõige olulisemad asjad, mida teie nägemusel Eesti Vabariigi pealinn järgneva 4 aasta jooksul vajab, ehk siis mis tuleb järgmise 4 aasta jooksul teie arvates Tallinnas ära teha. Jevgeni Ossinovski. 3 prioriteeti tooksin välja. Esimene nendest on haridus, kindlasti investeeringud haridusvõrku ja tervikuna haridusvõrgu adekvaatne planeerimine, et meil oleks piisav hulk lasteaia ja koolikohti kodu lähedal. Me teame, et sellega on olnud tõsiseid vajakajäämisi viimastel mitte aastatel, vaid aastakümnetel. Viimase 10 aastaga on Tallinna põhikoolidesse lisandunud 7000 uut õpilast, aga kuni selle aasta alguseni ühtegi uut kooli rajatud ei olnud, mille tulemusena meie koolid on ülerahvastatud, meil on moodulid hoovides ja meie klassides ei ole kaugeltki 24 õpilast, vaid on 27-28. Esimene samm on siin tehtud, selle aasta 1. septembrist 24 õpilast on meil koolides nüüd norm, aga loomulikult lähiaastatel see tähendab 3 uue põhikooli avamist ja 8 uue lasteaia ehitamist. Lisaks sellele hariduses loomulikult väga suur rõhk ka eestikeelsele õppele, selleks, et see reform kvaliteetselt rakenduks ja lõpuni läheks. Teine teema puudutab siis liikuvust ja ühistransporti ja on jälle seotud sellega, et Tallinna linn on kasvav ja meil loomulikult täiendavad autod meie teedele ära ei mahu enam, mis tähendab seda, et me peame arendama kiiret ja mugavat ühistransporti, ka teisi liikumisvõimalusi selleks, et me kõik saaksime siin linnas hakkama. Just sellepärast on väga oluline viia lõpuni 2 trammitee ehitus järgmise 4 aasta jooksul, mis on siis Liivala ja tramm ja Pelguranna tramm. Lisaks sellele ehitada välja ka Kristiine ümberistumissõlm, kuhu siis see trammitee pikendatud saaks. Lisaks sellele oleme tellimas tellinud juba uusi busse, uusi trolle, tellime uusi tramme ja kindlasti tähtis on ka liikuvuse parandamine teiste valdadega, liinide pikendamised teistesse omavalitsustesse, ühtne Harjumaa pilet, kõik need teemad, mis võimaldavad inimestel jätta oma auto rohkematel päevadel koju ja selle tõttu me saame kõik ka paremini siin liikuma ja koos sellega loomulikult on võimalik arendada ka laiemalt sellist euroopalikku mõistlikku linnaruumi, kus siis on rohkem ruumi ka jalakäijatele. 3. teema, mis on kasvava tähtsusega, puudutab kodude taskukohasust. Me teame, et eriti noortele peredele on Tallinnas elamine muutumas kättesaamatuks ja nad peavad kolima siis Tallinnast välja. Ja mina usun, et Tallinnas töötav õpetaja peaks saama endale Tallinnas elamist lubada. Linnal ei ole siiani olnud adekvaatset sellist süsteemset lähenemist sellele valdkonnale. Me näeme, et lisaks planeeringute kiirendamisele, mida me oleme juba 3 korda kiirendanud ja kus on veelgi võimalik edusamme ka järgnevatel aastatel teha, tuleb siiski linnal ka oma poliitika välja töötada, et taskukohasus kodude puhul oleks tagatud. Aitäh. Ja Maris Lauri? Esimene punkt on tegelikult päris sarnane, et meie jaoks on hästi oluline, et me suudaksime luua kodulähedase kvaliteetse eestikeelse haridusvõrgu Tallinnas. Ja tõesti, see tähendab vajadust panna natuke betooni, aga mina arvan ka, et väga oluline on see, et need õpetajad, kes seal oleksid nendes koolides ja lasteaedades, et nad oleks kvalifitseeritud, motiveeritud, et oleksid olemas ka tugipersonal. Et me ei tohi jätta kõrvale neid asju. Seda on vaja nii-öelda tavalise kooli mõistes, et eestikeelse kooli juhtes, aga eriti on seda vaja ka nendel juhtudel, kus minnakse üle eestikeelsele haridusele. Ja teades, et väga palju inimesi on tegelikult saanud pedagoogilise hariduse, aga nad Tallinnas töötavad teistes kohtades. Neid on võimalik palgaga tõesti, paremate töötingimustega meelitada haridusvõrku ja selle peale peaks Tallinn senisest palju rohkem panustama. Teine teema puudutab linnajuhtimist, mis peaks olema, siin on üht-teist tehtud, tuleb kiita, aga see on praegu veel poole peal. Et see linnajuhtimine peaks olema kõrvalt vaatele arusaadav, ratsionaalne
et ei oleks liiga palju ameteid, et ei tekiks ametite vahelisi konflikte, et oleks selge, kes mille eest vastutab ja kui tõesti asjad lähevad viltu, siis ka vastutatakse. Meil on siin olnud volikogu revisjonikomisjon avastanud ühes või teises asutuses eelnevatel aastatel tehtud väga märkimisväärseid möödalaskmisi ja juhtimisvigu. Need tuleb luua selline olukord, et need kindlasti ei korduks ja väga oluline on ka see, et linnaosadel, kogukondadel oleks oma võimalus öelda sõna oma lähima piirkonna arendamisse. Ja kolmas teema on selline praktile, puudutab planeeringuid, lubade jagamist ja muud säärast, et see aitab nii ettevõtlust, see aitab kodusid kui ka muid aspekte. Aitäh! Aga hakkame siis nüüd juba konkreetsete asjadega pihta, millest mõlemad tõesti ka välja tõite. Et kui inimesed pealinnas millegi üle valjuhäälselt kurdavad, siis on see seesama liiklus. Ühelt poolt me võime tõesti arendada ühistransporti, teine nipp on see, kuidas tuua need inimesed sellesse ühistransporti, sest eestlased on teatavasti väga autolembesed. Mis nipiga, Jevgeni Ossinovski, te panete tallinlased ühistransporti armastama? Ei ole eestlased midagi erilised võrreldes ükskõik missuguse teise rahvaga, et kõikide linnade praktika kinnitab ühte seda sama. Kui auto on kõige kiirem ja mugavam viis ühest punktist teise saada, siis loomulikult inimesed seda kipuvad ka eelistama, mis on täiesti normaalne ja arusaadav hoiak. Siin on kaks küsimust. Esimene küsimus algab tegelikult sellest samast adekvaatsest linna planeerimisest. Et just siia tulles üks kodanik mulle kirjutas, et tema kolis ühte kortermajja ja selgub, et ta seal lasteaia kooli kohta ei saa, mis tähendab seda, et ta peab iga päev 6 kilomeetrit oma last vedama kooli teises linnaosas. Seda tüüpi probleemid tegelikult tekitavad seda sundliikumist. Ja just sellepärast me räägime sellest 15 minuti linna kontseptsioonist, et kõik vajalikud igapäevateenused peavad olema planeeritud nendes samades asumites, et inimesed saaksid siis liikuda sellisel viisil, et nad tõesti ei pea seda autot igapäevaselt kasutama. Ja see on see, kus me oleme juba liikuma hakanud, aga kindlasti on veel päris palju teha. Teine küsimus on tõesti ühistransport ise ja eeskätt siis tema mugavus ja kiirus. Ja kiirus on siin, ma arvan, võtmeküsimus. Kui me käivitasime näiteks bussiliini number 25 Tiskrest kesklinna, siis me näeme reaalselt, et selle kasutus on kõrge ja reaalselt sealt tulevad, Tiskre poolt tulevad autode hulk linna sisenemisel suunal on vähenenud, sellepärast et inimesed on valmis kiiret ja mugavat ühistransporti kasutama, juhul kui ta on olemas. Näiteks Viimsi liini pikendamine, täpselt samamoodi juba näeme, reaalselt on pargi ja reisiparklat Viimsis hakatud kasutama palju rohkem kui enne seda, kui see liin sinna tuli. Samamoodi ka Peetris. Nii et võti on siin tegelikult kiire ühistranspordi arendamine. Linna sees tähendab see seda, et enamikel magistraalidel on vaja luua ühistranspordile loomulikult prioriteetne liikumiskoridor. See on tegelikult Liivalaia projekti põhiline tuum, et sinna tekib keskele siis 2 ühistranspordirada, kus siis ühistransport saab kiiremini liikuma. See tähendab seda, et meil on vaja arendada prioriteetfooride süsteemi, nagu näiteks Vanasadama trammi puhul me seda juba näeme, et see toimib, aga näiteks Tartu maanteel, kus tramm seisab peaaegu iga foori tagant, seda seal ei toimu, et sealt on võimalik jällegi mitu minutit võita selle tulemusena. Nii et kiirus ja mugavus on need, mis inimestele siis alternatiivina ühistranspordi siis koju toovad, aga see eeldab loomulikult korralikult investeerimist, aga ka loomulikult läbimõeldud liinivõrku. No ma saan teie vastusest juba aru, et ja ka istuva linnapeana teie igal juhul seda trammiteed, mida on võimalik rajada nüüd ka Euroopa Liidu raha eest Liivalaia tänavale, toetate. Maris Lauri, kuidas me pääseme ummikutest ja ka siin kohe lisaküsimus, kas teie erakond on selle poolt, et Pelguranna tramm, aga ka Liivalaia tramm tuleb? Ma arvan küll, et need trammiliinid peaksid tulema. Tõesti, üks asi on see, et rööbastransport inimestele meeldib ja ta meeldib sellepärast, et ta liigub kiiresti. Jah, teine alternatiiv on bussirajad, aga tramm on, ütleme, inimeste lemmik. Nii et väga pikemas perspektiivis kindlasti peavad trammid jõudma Mustamäele, Õismäele, Lasnamäele, nii et inimesed saaksid liikuda ja kindlasti seos erinevate liikumisviiside vahel, mis puudutab ka rongi võimalusi, mis Tallinnas on olemas. See puudutab tegelikult ka ütleme,
seda olukorda, kus need bussigraafikud või ühistranspordigraafikud oleksid loogilised, eks. Jah, talle seostub ka kiirusega, aga mulle tundub niimoodi, et selline planeerimine nende ajagraafikute mõttes, et see võiks olla veel parem, kasutada rohkem tehnoloogilisi võimalusi, mis on tegelikult aastakümnete tagused, aga meil millegipärast neid ei taheta väga, jah, nad on kallid, aga see on ühekordne investeering, suur investeering ja siis juba sujuvam investeering, et need graafikud oleksid paindlikud ja et nad arvestaksid ka seda, et on aegu, kus tõesti liiklus ongi tihedam ja on aegu, kus on ta kiirem, eks, et ei juhtuks nii, et buss sõidab sama kiiresti, kui kõrval poisid jalgrattaga ventavad. Aga selleks, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti, on kindlasti vaja ka seda, et need investeeringud tuleb teha varem, aga ühistranspordiga kaasneb alati ka vajadus inimestel jalgsi käia. Paratamatult peatusest koju või töökohta või siis ka vajalikku punkti, kooli, arsti juurde vaja jalgsi minna. Vot need lõigud peavad olema ka tehtud niimoodi, et need on turvalised. See tähendab tõesti ka seda, et kui tuleb ületada kesklinnas või ka kuskil mujal suuremat magistraali, et kui sa seisad seal saarekese peal, siis minu jaoks on nad ohtlikus saared, see on äärmiselt ebamugav seista, kui sinna saarekese peale mahub 2-3 inimest ja kui keegi tuleb veel vankriga, lapse vankriga ja siis ees ja taga sõidavad sul autod, et ka selliste asjadega tuleb tegeleda, ka sellega, et kesklinnas oleks turvaline vihmasel ajal ja talvisel ajal liikuda, et ei oleks mõttetult libe, et sul ei oleks hirmu, et ülevalt räästast midagi kaela kukub, nii et jalakäijatele tuleb ka tähelepanu pöörata, sest võib lõpuks tekkida see olukord, et hea küll, bussiga ma saan, aga kuidas ma siis sealt bussipeatusest edasi saan ja eriti, kui mul tuleb päeva sees veel võib-olla ühes, teises ja kolmandas kohas käia, et kuidas ma saan liikuda linnas jalgsi neid ka lühikesimaid. Jevgeni Ossinovski, te olete siin natuke aega tagasi tulnud välja ideega, et linn ikkagi vajaks juurde linnakortereid. Millisel moel ja kui palju te kavatsete selles kulutada? Jah, see on keeruline teema, et esiteks eristame sotsiaalkorterid ja munitsipaalkorterid. Sotsiaalkorterid vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele on nendele inimestele, kes ei saa endale üldse eluaset lubada ja linn on kohustatud neile eluaset pakkuma, need on siis sotsiaalselt kõige haavatavamad grupid. Sellest me hetkel ei räägi, see süsteem laias laastus Tallinna linnas toimib. Probleem on selles, et sotsiaalkorterid on niimoodi kokku pandud ühte piirkonda, mis tekitab sellist sotsiaalset segregatsiooni, näiteks Raadiku elukvartal, Põhja-Tallinnas on neid üksjagu ja see loomulikult ka siin on võimalik nii-öelda paremini, aga sellest hetkel ei räägi. Räägime sellest, et inimesed, kes üldiselt tulevad sotsiaalselt toime, et aina enam vaadates seda, kuidas Tallinnas on kinnisvara hinnad tõusnud mitusada % viimase kümnendi jooksul, kõige kiirem hinnatõus tegelikult kogu Euroopas kinnisvarale, siis me näeme, et täna linnale vajalikud sellised keskmise astme spetsialistid või ka väga vajalikud töötajad nagu õpetajad ei saa endale tegelikult Tallinnas eluaset lubada. Me näeme, et uuring näitab, mille me oleme tellinud, näitab seda, et eriti keerulises seisus on lastega pered, et uute arendatavate korterite suurus on järjest läinud väiksemaks ja väiksemaks, ehk siis kui sul on vaja 2 lapsega perele on vaja otsida korterit, siis ka see pakkumine on suhteliselt tagasihoidlik. Ja see, mida me siis ette näeme, on tegelikult 3 asja. Esimene neist on loomulikult, mis on kõige primaarsem, on see, et kiirendada planeeringumenetlust selleks, et lihtsalt arendataks rohkem, et pakkumus oleks suurem. See kindlasti on üks ja oluline osa sellest. Teine osa on panustada ka linna poolt täiendavalt sellesse, et olemasolev elamufond oleks kvaliteetsem, et kortermajade renoveerimine saaks Tallinnas lõpuks hoo sisse, sest meil küll pakutakse üürimiseks korterid, aga nad on tihti renoveerimata halvas seisus majades, kus loomulikult inimesed tegelikult noored pered elada ei taha ja siis nad jälle eelistavad elamist kuskil teises omavalitsus, mis toob kaasa kõik need samad liikuvuse probleemid, kui nad siis iga hommiku sealt kuskilt Rae või Harku vallast peavad Tallinnasse tulema hakkama. Ja 3. osa, mida me siis soovime välja arendada, on siis see, et meil tekiks selline tallinlase esimese üürikodu programm, kus me siis
hakkaksime linna poolt koostöös erasektoriga arendama siis üürikodusid, kus inimesed saaksid siis sellises 5+5 aastat mudelis saaksid siis oma esimese kodu, mille järel saavad nad siis hakata juba päriselt soetama endale päris kodu, lähtudes sellest, kas nad siis Tallinnasse pikemaks jäävad, kui palju on neid lapsi ja nii edasi. Ja me näeme seda tõesti, mis on hästi oluline, on see, et me küll arendaks selle linna maal, aga me näeksime, et me avame selle investeerimiseks kõikidele nii jae kui ka institutsionaalsetele investoritele selleks, et pakkudes neile siis sellist stabiilset tootlust, nii et me ei peaks ka linna raha sinna siis alla panema, sest seda raha, et arendada iga aasta mitusada korterit, loomulikult linnal ei ole, aga koostöös erasektoriga seda kindlasti on võimalik teha. Maris Lauri, mis te arvate nendest linnakorteritest? Ma arvan siiski, et kui me räägime üürikorteritest, siis ta toimib enam-vähem hästi. Siin on kindlasti probleeme, me võime rääkida nendest lühiajalistest rentidest, kus osad majad tundub, et ainult koosnevadki lühiajalise rendi korteritest, et võib-olla seal tuleb mingisuguseid asju, aga see on juba riigi taseme küsimus. Aga linn saab kindlasti olla osaline sellises diskussioonis. Inimestel on tõsisem probleem tõesti sellega, et kui nad tahavad hakata peret looma, siis nad ei saa endale seda sobiva suurusega korterit Tallinna linnas. Põhjus, miks nad seda ei saa, on muidugi aastakümnete jooksul olnud olukord, kus lihtsalt arendusi ei tehtud. Kõik asjad seisid, mis tähendas seda, et ehitus läks kallimaks. Jah, üks lahendus ongi see, et me muudame selle planeeringute protsessi lühemaks, sealhulgas teeme kiiresti valmis linna üldplaneeringu ja linnaosade üldplaneeringu, mis võimaldab väljuda sellest, et ei ole vaja alati teha detailplaneeringut, vaid saab kohe minna projekteerimistingimuste juurde. See tõmbab kohe protsessi lühemaks. Kindlasti on küsimus ka selles, et millised nõuded me esitame nendele kortermajadele, mida tehakse. Sammuke on tehtud, et ei pea olema just ilmtingimata nii palju parkimiskohti, aga ma arvan, ka see võiks olla täiesti vaba otsustada. Arendaja peab ise ka suutma mõelda sellele, et kas ja kes tema majas elama hakkavad. Kindlasti tuleb mõelda sellele, et linna asustust või ütleme, tuleb tihendada. Meil on piirkondi, kus on ruumi piisavalt palju, et ehitada kortermaju juurde. Kindlasti küsimus renoveerimisest, ka nende võib-olla praegu olevate näiteks kontorhoonete ümberprofileerimiseks siis kortermajadeks, et ka sellised renoveerimised oleksid võimalikud ja et nad ei oleks väga keerulised selle otstarbe muutmise mõttes. Ja siin ongi hästi palju erinevaid samme. Kui me suurendame pakkumist, siis tulebki ja see pakkumine tuleb odavam, et need kulud on väiksemad. Ja siis teine samm on kindlasti see, et me peame looma sellise olukorra, et Tallinna linnas oleks rohkem tasuvaid töökohti, et need inimesed, kes soovivad endale korterit muretseda Tallinna, et nad saaksid seda teha Tallinnas, et nad tõesti ei peaks minema Tallinna linna taha. Ja see tähendab seda, et tuleb luua võimalused ettevõtlusele ja just nimelt kõrge lisandväärtusega ettevõtlusele. Selle 20-aastase seisakuga Tallinnas liikusid Tallinnast välja inimesed, aga liikus ka tootmine, liikusid ka ettevõtted. See ei tähenda, et Tallinnas peaksid olema mingid tossavad korstnad või suured tootmishallid, eks. Tänapäeva tööstus on tihtipeale nii-öelda valge tööstus, kus käiakse kitlitega ringi ja on äärmis puhas. Näiteks luua... Maris Lauri, me lähme natuke teemast täitsa välja. Kas need korterid siis, kas Tallinn peab teie looma järjekordseid munitsipaalkortereid? Ma arvan, et ei pea. Sellega tekib küsimus. Jah, sotsiaalkortereid on meil vaja ja tõesti nad peaksid olema erinevates linnaosades, sest põhjused, miks inimesed vajavad sotsiaalkorterit, on väga erinevad, ka tulekahju tõttu näiteks. Et ei tekiks sellist sotsiaalset eraldatust ja stigmatiseerimist ka. Et sellega tuleb teha. Kindlasti need sotsiaalkorterite üürihinnad peab ka üle vaatama. Need ei tohiks olla naeruväärselt madalad, vaid nad peaksid ikkagi motiveerima inimest seda korterit hoidma. Mul on nüüd mõned sellised hästi konkreetsed küsimused, et ma palun suhteliselt konkreetseid vastuseid. Et väga suurt probleemi on meil viimasel ajal tekitanud siin ja ka palju emotsioone see Tammsaare parki kavandatav Estonia juurdeehitust. Kas te peate õigeks? Sellele vastata ei saagi, mis Maris vastu argumenteeris.
aga kas sa tahad midagi vastu öelda? Ja palun. Ja laias laastus nõus, et põhiline lahendus on loomulikult rohkem arendada, aga teiselt poolt on ju selge, et eks küsitakse pakkujate või erasektori poolt nii palju, kui ostjatel maksujõudu on. Ja me näeme seda, et lisaks üürikorteritele meil süveneb ka investeerimiskorterite ostmine. Meil on ligi 20% korteritest tegelikult täna sellised, kus keegi sees ei ela ja nende hulk on viimase 10 aastaga kahekordistunud. Ehk siis muidugi rahalist ressurssi on Eesti ühiskonda juurde tulnud, ka välismaalased ostavad Tallinnas korterid, aga neid ei saa kasutada need samad õpetajad ja politseinikud ja innovaatiline ettevõtlus, kõrge lisandväärtusega töökohad. Majanduslikus mõttes on kõik õige jutt, aga taaskord, et kui me mõtleme nendele inimestele, kes meid igapäevaselt hoiavad meie ühiskonda käimas, siis tõenäoliselt nad sellist palka, et endale osta need uusarendustes korterid 180 või 250 000 euro eest, et nad ei hakka seda saama, pank ei anna neile seda laenu ja just sellepärast me näeme seda, et alustavale perele iseseisva elu alustades on mõistlik lühikese aja jooksul neid täiendavate üürikodude võimalust pakkuda. Loomulikult ei ole see mitte see, et hakka munitsipaliseerima kogu elamufondi, aga täiendava lahendusena see on kindlasti väga oluline, et vältida seda, mis paljudes Euroopa linnades juba ammu on ta Pariis või London, et tegelikult noored inimesed alguses üürivad noorte inimestena ja lõpuks lähevad pensionini välja ainult üürikodus, nad ei saagi endale mitte midagi rohkem lubada, nii et suurem linnapoolne sekkumine on siin kindlasti vajalik. Ma lihtsalt olles töötanud aastakümneid pangas, siis olid ikkagi ajad, kus õpetajatele anti küll võimalus korterit osta ja küsimus on ikka tõesti palkades ja sissetulekutes, et kui me loome sellise süsteemi, kus palgatase tõuseb, siis see parandab ligipääsetavust alati. Nõus. Vaadake, küsimus on milles, et kui noor inimene, seda näitab statistika, et esimese 10 tööaasta jooksul inimeste palk, ma ei ütle, et päris kahekordistub, ma viimaseid numbreid ei tea, aga ta tõuseb hüppeliselt. Ehk siis, kui inimene pärast ülikooli ilma töökogemuseta ta alustab selle alustaval töökohal kõige madalama palgaga. Ja nüüd 5-10 aasta perspektiivis tal tegelikult selgineb tema eluaseme vajadus tulenevalt sellest, et ta jõuab pereloomise ikka ja teiseks tema palk on selleks ajaks piisav selleks, et endale kodu osta. Aga selleks, et seda karjääri Tallinna linnas alustada, on tal vaja siit uks jala vahele saada, jalg ukse vahele saada. Ja selles küsimuses tallinlase esimene kodu ongi lahendus, mida me pakume. Ma siis nüüd tulen oma kiire küsimuse juurde, et kas te näete võimalust, et Estonia teatri laiendus tuleks Tammsaare parki, Maris Lauri? Jah, see vajab koostööd. See vajab ütleme sellist leidlikku lähenemist kindlasti ja mina usun küll sellesse, et olles vaadanud, kui leidlikud on Eesti inimesed olnud, kui fantastilisi asju on mujal maailmas tehtud, et kui teha sellised avatud konkursid, siis me leiame sellise lahenduse, kus on rahuldatud nii muinsuskaitse ja looduslikud kui ka kunstilised väärtused. Jevgeni Ossinovski. Ausalt öeldes natukene mind selle teema juures paneb kimbatusse see riigipoolne analüüsi ja mõtleme niimoodi, kaua võib. Et Riigikogu on vastu võtnud otsused, tegemist on riiklikult tähtsa kultuuriobjektina. Olgem ausad, alternatiivset uut ooperimaja Eestisse ei tule. See ei ole meie ühiskonnale jõukohane, 500 miljonit eurot investeeringut teiste linnade kogemuse pealt ja pärast veel ka ülalpidamiskulud. Nii et kui me räägime Estonia võimaluste laiendamisest, see on ikka sellel samal kinnistus, olgem ausad. Nüüd edasi see Tallinna linn ja mina olen alati öelnud, et Tallinna linn minu ajal, sest härra Kõlvart on selle printsipiaalselt vastu, aga tõepoolest praegu Tallinna linn ütleb seda, et me oleme valmis loomulikult riigiga koostöös seda tegema, detailplaneeringut menetleme ja kõiki neid küsimusi, mis arhitektuurseid lahendusi, rahvaga läbirääkimisi ja kõike seda loomulikult hakkama tegema. Aga alles pärast seda, kui riik selgelt ütleb, kas tegelikult see suunis on see, et sinna on võimalik muinsuskaitseliselt seda rajada või mitte. See on riiklik muinsuskaitseamet, kes peab andma sellele asjale kas siis lõpliku punase tule, et ei ole võimalik, või siis lõpliku rohelise tule, et jah, et hakkame seda teed minema. Aga praegu püütakse siin kuidagi sellest vastutusest kõrvale hiilida. Ma olen ka kultuuriministri poole pöördunud, et kuulge, et meil ei ole mõtet üksteise aega ja energiat kulutada, et Estonia siis käib ja püüab siis niimoodi kõiki poliitikuid järjest veenda, aga see asi kõik algab tegelikult sellest, kas muinsuskaitseamet ütleb, kas saab või ei saa. Ja kui muinsuskaitseamet ütleb, et jah, on teatud tingimustel on seda võimalik teha, siis hakkab see protsess käima ja ma arvan, et oleks viimane hetk see sõnum siiski selgelt öelda.
ma viiks teid nüüd 4 aastat tagasi aega, kui anti ka valimislubadusi, et mitte kumbki teist ei kandideerinud siis Tallinna linnapeaks, aga keegi ikka. Reformierakonna poolt kandideeris siis Tallinna linnapeaks praegune peaminister Kristen Michal ja vaatame, mida ta siin valimissaates siis kõige tähtsama lubadusena Reformierakonna poolt andis. Esimesed asjad, kohatasu kaotaks ära, et istuv linnapea teab, seda debatti me oleme korduvalt pidanud. Lasteaia kohatasu kaotamine, sest põhihariduses ja gümnaasiumihariduses meil kohatasu ei ole, isegi ülikooli hariduses saab nominaalajaga ilma kohatasuta, et miks alushariduses peaks teisiti olema. Haridus peab olema ühtne, riigikeelne algusest. Teine asi, pensionäride aktiivsuskonto A+, mis on siis 200 lisaeurot just aktiivsete tegevuste jaoks, näiteks ujulas käimine, teatris käimine, ka Eesti ajakirjanduse tellimine, et vaimu värskena hoida. Ja kolmas asi on ilmselt puudutab linnaruumi, sest linnaruumiga tuleb ikkagi hästi kiiresti liikuma hakata. Sinna ilmselt liituvad ka mõned koondamistasud või vabastamistasud, sest sellised Talvo Rüütelmaa koolkonna, Talvo Rüütelmaa nüüd Mihhail lasi lahti, aga Talvo Rüütelmaa koolkonna mehed tuleb sealt endiselt veel tööjõuturule tagasi aidata ja linnaruumis peab ikkagi oluline muutus toimuma, et see selline valimiseelne plastiku kallamine ei ole küll kuidagi täislahendus. Et need oleksid esimesed asjad, mis ma juba sellel sügisel võtaks teha ja ma arvan, et need on ka kõige olulisemad sellised valimisdebati osad. Linnaruum, see, kuidas meie emadel isadel hästi läheb ja kuidas lastega peredel läheb. Ja linnaruum põnevam, see tähendab seda, et ütleme ka minu vanustel, kellel on lapsed, on ühtäkki rohkem aega, vähem kulub transpordile. See tegelikult on kõigi jaoks päris oluline. Kui ma võtan nüüd selle 4 aastat tagasi antud kõige esimese lubaduse ehk siis alusharidus tasuta, mis võis mõneti praegu laiali ka istuva linnavalitsuse, siis aga uuel perioodil, Maris Lauri, kas see alusharidus ainult Tallinna kontekstis tasuta on ikkagi mõistlik või mida te sellest praegu arvate? Nii nagu me oleme oma praeguses programmis ka öelnud, et tähtsam on see, et haridus oleks kodulähedane, et ta oleks kvaliteetne, et ta oleks eestikeelne. Küsimus sellest, et kas ta on tasuta, oli aastaid tagasi tõesti probleemne, sest osadel peredel ei olnud ligipääsu just nimelt sissetulekute tõttu ja võis olla tõrge ja me nägime seda ka esimese sammuna eestikeelse haridusele üleminekul, et lapsed jõuaksid kindlasti lasteaeda, saaksid keele selgeks. Nii et selles vaates, kui me vaatame laiemalt, see lähebki juba üle-eestiliseks küsimuseks ja vajab palju laiemat debatti, et kas Eesti hariduse kohustuslik element peaks liikuma ka nooremate poole, et enne kooli lapsed käiksid kindlasti 1-2 aastat lasteaias, saaksid ühtlase teadmise, et kui nad astuvad juba kooli, et see teadmiste hulk ja valmisolek koolis oleks kõrgem, sest et tõesti neid lapsi, kes lasteaias ei käi, on vähe Eesti peale, aga neid on piisavalt palju, et ühes või teises koolis nad tekitavad ikkagi probleeme ja see võimaldab näiteks tuvastada ka seda, kui lastel on erivajadused, mida varem nendele pihta saadakse, seda parem. Jevgeni Ossinovski, alusharidus, kas see peaks ainult Tallinnas olema tasuta? Kas Tallinn peab sellega eraldi tegelema? No sotsiaaldemokraatide taha see ei jää, nagu see ei oleks jäänud ka sellel suvel, aga tõsi ta on, et mõistlikum loomulikult on seda küsimust lahendada siiski üleriigiliselt, arvestades ka neid samu riske, mida Tallinna linn ka välja tõi nüüd, kui see debatt sellel suvel käis, et ikkagi kui ümberkaudsetes valdades Rae vallas on koos toidurahaga juba peaaegu 200 eurot on lasteaia kohatasu, siis see loomulikult võib kaasa tuua ka lasteaiaturismi ja eriti nendes piirkondades nagu Kesklinn ja Põhja-Tallinn, kus meil lasteaiakohti on objektiivselt puudu ja meil ei ole täna tegelikult mehhanismi, et lõpuni seda riski maandada. Nii et ma toetan seda printsiipi ja põhimõtet sellele üle minna, aga mõistlikum oleks seda teha vähemasti siis ümberkaudsete valdadega koostöös, kui siis mitte üleriigiliselt, aga minule teadaolevalt ümberkaudsed vallad pigem kipuvad lasteaia kohatasu tõstma, mitte langetama, nagu Tallinn on langetanud muideks
meil on ju lasteaia kohatasu 4 aastat tagasi oli 70 eurot ja täna on ta 50 eurot, nii et ma arvan ka, et ehkki see meie taha ei jää, kui partnerid koalitsioonis seda nõuavad, siis me oleme valmis seda ka tegema, aga prioriteetsemad investeeringud hetkel on pigem nii-öelda hariduse sisusse, et õpetajatel oleks palgad, et meil oleks piisavalt hulgalt tugispetsialiste nii koolides kui lasteaedades ja et meil oleks piisavalt uusi lasteaedu selleks, et lapsevanemad saaksid kodu lähedal endale adekvaatse koha. Me tuleme veel hariduse juurde tagasi, aga vahepeal üks pooleli olev teema, kuhu on palju raha pandud ja mis kindlasti vajab teie selget nägemust. See on Tallinna haigla. Maris Lauri, kas Tallinna haigla tegemisega, ehitamisega just tuleb edasi minna? See on nüüd hästi keeruline mitmetahuline küsimus. Kõigepealt lihtsalt ökonomist minus ütleb, et kõigepealt peab olema selge, millised on selle võimaliku uue haigla funktsioonid, mis tõttu Tallinna haiglate liitmine, mis on tehtud, on kindlasti esimene samm. Ja siis tuleb läbi vaadata, millised funktsioonid sellel nii-öelda ühisel haiglal on, et ei oleks dubleerimist. Järgmine küsimus on kindlasti selles, et kus kohas ühte või teist tervishoiuteenust tuleb osutada. On olemas teenused, mille nii-öelda viimine ühte kohta linnas ei ole kindlasti mitte mõistlik. Et lihtsalt logistiliselt ja ütleme, inimestel on ka selline lugu, et ütleme 5-minutilise protseduuri jaoks sõita 15 minutit või pool tundi kuskile Tallinna, ja see ei ole väga serva peal, aga siiski ütleme kesklinnast kaugemal. See ei ole lihtsalt inimesi ja haigeid inimesi austav lähenemine. Nii et selline analüüs tuleb kindlasti teha. Ma arvan, et siis selgub see, et meil ei olegi vaja nii suurt haiglat ja seda haiglat oleks võib-olla mõistlik ehitada jupikaupa just nende funktsioonid. Me teame, et osad hooned on tõesti väga sügavalt amortiseerunud. Teisi on aastate jooksul palju paremini korras hoitud ja neid on võimalik veel kasutada. Väga paljud analüüsid, mis on tehtud Eesti tervishoiu kohta tervikuna, osutuvad sellele, et see on üle betoneeritud, vaatamata sellele, et osad hooned lagunevad. Ja see oli muideks ka põhjus, miks pärast Euroopa Liit keeldus Tallinna haiglat rahastamast aastaid tagasi. Ja teine küsimus on kindlasti see, et me oleme ka üle rauastanud, et kui ikkagi on nii, et mingis haiglas on 3 väga kallist aparaati, millest töötab ainult 2, siis on midagi viltu, et me ei teeks uuesti sellist olukorda, et meil on mingid väga kallid aparaadid, mis ei tööta. Ma tulen veel selle maja juurde. Jevgeni Ossinovski, kas need andmed on õiged, et kui me ehitame selle uue maja, siis kulub 1 miljard, kui me renoveerime praegu olemasolevat, siis 700 miljonit? No meie opereerime hetkel summadega 800 ja 600, aga suurusjärgus, et olemasolevat hoonet, mis on väga oluline, et alternatiivne lahendus, et renoveerida olemasolevaid, rekonstrueerida olemasolevat hoonet tuleb enam-vähem rahaliselt samasse suurusjärku, pluss me ei saa nii head tulemust, kuna ruumiprogramm seda ei võimalda, eriti Ravitänava üksuses, kuna see on ajalooline maja. Ja kolmandaks renoveerida siis tegutsevat haiglat on ääretult keeruline, nagu PERH-i näitel me teame, et ühes kabinetis toimub siis patsientide vastuvõtt ja kõrval käib suur kopsimine, et see ilmselgelt mõjutab ka tervishoiuteenuse osutamist. Nüüd Marise poolt tõstatatud küsimused on adekvaatsed, aga nendele kõikidele on ka vastused olemas. Et see sama funktsioonide küsimus on lahendatud ära funktsionaalses arengukavas, mis on riigi poolt kinnitatud. Loomulikult nüüd uue haigla liitmise protsessis ja see sõltub ka sellest, kas Põhja-Eesti regionaalhaigla liitub meiega või mitte, nii nagu meil eelmises valitsuses siht oli ja tegelikult riik ka kinnitas, et nii-öelda 2 linnakuga Mustamäe ja siis Lauluväljaku taga oleva linnakuga võiks olla siis nii-öelda tervikkaetus olemas, siis loomulikult tasub uuesti need mahud või konkreetsed erialad ja tööjaotus 2 linnaku vahel läbi rääkida, selles ei ole küsimust, aga need mahud on täiesti adekvaatselt ära hinnatud juba ammu ja kindlasti seda nägemust, et meil tervishoiuteenuse järele vajadus pealinna regioonis väheneb, et sellega ei saa kuidagi nõustuda, et 10 aastaga on Harjumaale tulnud juurde 100 000 inimest ja loomulikult nad vajavad ka vananevas ühiskonnas täiendavat tervishoiuteenust. Nüüd, mis puudutab siis seda küsimust, et kas on mingisugust sisulist alternatiivi sellele, siis ka Sotsiaalministeerium tegelikult kinnitab, et sisulist alternatiivi ei ole. Ja rahvusvaheline nüüd statistika, mis näitab seda, et me nii-öelda investeerime betooni rohkem kui inimestesse, tegelikult selle päris põhjus on ju see, et me investeerime tervishoiuteenusesse liiga vähe protsentuaalselt
globaalselt võrreldes teiste siis riikidega ja loomulikult sellepärast on meil ravijärjekorrad ja kui siis nüüd seda vaadata proportsioonis, siis võib tunduda, et me paneme hoonetesse liiga palju raha. Tegelikult põhjus on see, et me paneme oma arstidesse ja patsientidesse tervishoiuteenuse osutamisse raha liiga vähe ja seda loomulikult peaks lahendama, aga see taaskord on riigi tasandi otsus, nii et sisulist alternatiivi kahe linnaku loogikale tegelikult ei ole, seda kinnitab ka Sotsiaalministeerium ja viimane mõte siinkohal on see, et selle kontseptsiooni osa kindlasti ei ole see, et kogu ambulatoorne vastuvõtt siis koondub kas Narva maanteele või siis teiselt poolt Mustamäele, et ambulatoorsed vastuvõtud jäävad Magdalena üksuses, jäävad kesklinna polikliinikusse, mitmesse teisse kohta, lisaks siis perearstikeskustele, mis on meil Põhja-Tallinnas, Mustamäel ja paljudes teistes kohtades, et me räägime siiski põhiliselt statsionaarse ja siis EMO abi siis koondamisest kahte linnakusse, mis Tallinna vaatest on kindlasti mõistlik. Seal kindlasti on hästi oluline just nimelt see, et ma ei vaidle vastu, et tõesti on vaja haiglat, aga küsimus on mahus ja funktsioonides, mis tuleb tõesti hästi täpselt selgeks teha, mis jääb PERH-ile ja mis jääb siis Tallinna haiglale, mis on need jaotused, et ei hakataks omavahel konkureerima, kui on mõistlik teha koostööd. Eesti lihtsalt ei ole nii suur, et saaks lubada endale 3 hiigelsuurt haiglakeskust. Aga see on riigi kätes, see on Tervisega ja kassa otsus. Tervisekassa otsustab, missuguseid teenuseid osutatakse ühes haiglas, missuguseid teises haiglas, seda esiteks. Ja teiseks, nagu ma ütlesin, et minu visioon on see, et ka Põhja-Eesti regionaalhaigla tuleks Tallinna haigla koosseisu ja riik võtaks tegelikult kogu Tallinna haigla võrgus nii-öelda juhtohjad, sellepärast et eriarstiabi osutamine on riiklik teenus oma olemuselt, mitte omavalitsuse teenus. Ja kui riik tuleks ka siin sellesse kontserni appi, siis selle tulemusena me saaksimegi läbimõeldud, süsteemselt planeeritud adekvaatse mudeli, aga paraku valitsus on nüüd viimastel kuudel sellel teemal ei ole nüüd ülemäära aktiivne olnud, kui ma nüüd leebelt seda ütlen. Esimesed sammud tuleb ära teha ja küllap siis jõuab ka järgmiste sammudeni ja tõesti on see küsimus, et ütleme nii, et see algne plaan, mis oli ikkagi mõistuse vastaselt suurejooneline, nii et see, ma olen aru saanud, on ikkagi kõrvale visatud. Nii, aga enne kui saade ära lõpeb, tahaksin ma tuua ka väga palju emotsioone tõstva teema ja see muide, see teema tõstis emotsioone üles ka eelmisel korral 4 aastat tagasi, ehk siis kui jutt läks eestikeelsele haridusele ja sellele üleminekule, siis sotside poolt oli stuudios toonane kandidaat Raimond Kaljulaid ja vaatame siis korraks seda stuudiopilti, mis sellel teemal meile tookord kostus. See Urmas Reinsalu võib kileda häälega selliseid loosungeid siin pildida palju ta tahab, aga kui lõpuks me räägime sellest, et näiteks Isamaa pakub, et aastaks 2027 on meil Tallinnas kõik venekeelsed koolid muutunud eestikeelseks, siis me saame sellest ju aru, et tegelikult Tallinnal ei ole täna kusagilt võtta nii palju kvalifitseeritud seda räägiti ka politseinike puhul Ida-Virumaal, et vene keelt, eesti keelt ei oska. Suudavad õpetada koolides, kus õpivad lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel. Ja veel kord ma ütlen, et seda tuleb teha arukalt, targasti koostöös teadlastega ja ma arvan, et siinkohal võib-olla ma siis pean pisut ka kaitsma seda Keskerakonda. Ma arvan, et Keskerakond ongi kaitsnud oma valijaid sääraste nagu lollide lubaduste ja lahenduste eest ja õigesti on teinud. No nii, vahepeal oleme eestikeelsele haridusele üleminekuga algust teinud. Probleeme on, aga kuidas järgneva 4 aasta jooksul pealinn kui väga paljude koolide pidaja peaks edasi minema sellega teemaga, nii et lapsed ei kannataks ja keele saaks ka selgeks, Maris Lauri? See koosneb väga erinevatest elementidest ja minul on küll olemata õpetaja, on mul väga hea kogemus oma enda kooliga, see on Kohtla-Järve kool, kus juba mitu aastakümmet õpivad lapsed erinevatest peredest koos. Algus oli raske, aga see ongi see, et kui on tahe, siis suudetakse ja otsitakse neid lahendusi. Ja see näitab ka seda, et on võimalik. See tähendab seda, et on vaja vähemalt väikseid klasse, olenevalt siis laste keeleoskusest esimestel aastatel, alguses, kui nad kooli tulevad, et suhelda.
et õppida see asi selgeks, et teised lapsed kõrval ei kannataks, et vastavalt võimekusele, sest et motivatsioon ei tohi ära kaduda. Kindlasti see tähendab väga palju tähelepanu pööramist õpetajatele, et ka nemad oleksid motiveeritud. See tähendab sealhulgas, jah, on ka tugipersonali, sest kindlasti juhtub ühe või teisega, et asjad lähevad viltu. Tuleb rääkida lastevanematega, nii Eesti perede lastevanematega, kui ka siis muukeelsete lastevanematega, sest seal koolis on ka ukrainlased ja muudest peredest lapsed. Ja kindlasti õppevahendid, aga see väga suur ja oluline element on tegelikult huviharidus. Et sellistes olukordades keelt õpib siis, kui sa praktikas seda kõige rohkem kasutad. Ja see on üks koht. Huvihariduses hakatakse, kui räägitakse keelt, eesti keelt, siis see keel saab iseenesest selgeks palju lihtsamalt kui nii-öelda koolitunnis, et nüüd teeme selle harjutuse ja teise harjutuse. Nii et see on kõik võimalik, on keelekümblust olnud, neid elemente on kasutatud. Aga mis Tallinn saab teha, on tõesti, nagu ma juba alguses ütlesin, Tallinn oma jõukusega võiks palju rohkem vaadata, motiveerida neid inimesi, kes võiksid töötada õpetajatena. Jah, meil on olemas metoodikakeskused, kes aitaksid sealjuures, võib-olla mentorid igasse kooli, üks esialgu, kaks, kes aitaksid ka õpetajatel nendelt rasketest kohtadest üle saada, neid kindlasti tuleb. Toetus, need tugipersonal, õppevahendite, seal on hästi palju elemente, kõigi nende asjadega tuleb tegeleda ka lastevanematega ja neid motiveerida. No Jevgeni Ossinovski, te teate väga hästi kõiki neid hädasid, mis on need sammud, kuidas nendest üle saab, mida Tallinn täiendavalt teeb, sest ma tean, et paljusid asju, mis on jutuks, on Tallinn siiski juba teinud. No esiteks ma kommenteerin korraga seda, et kahtlemata selline hoogtöö korras, et kõik korraga teeme ära, mida tõesti eelmistel valimistel lubati, et ega see mõistlik ei ole. Aga teisipidi mina Keskerakonda ei kaitse ühes teises küsimuses, mis puudutab tegelikult järk-järgulist ettevalmistust, mis oli tegelikult täiesti võimalik. Veel paar aastat tagasi Tallinnas oli lasteaedu, kus polnud ühtegi eestikeelset rühma, need puhtalt venekeelsed lasteaiad, mis tähendab seda, et lapsed ei puutunudki eesti keelega kokku enne, kui nad kooli läksid ja loomulikult sealt ka need raskused, millega me täna silmitsi seisame, nii et kui me oleks alustanud varem järk-järgult, meil oleks täna oluliselt kergem. Praegu põhiline raskus on loomulikult 4. ja nüüd ka 5. klasside lastel, kus tõesti eesti keele oskus on selgelt ebapiisav ja selle tõttu hetkeseisuga kannatab ka päris paljudel aineteadmised ja kõik koolid ja õpetajad praegu pingutavad selle nimel, et nüüd järgmise aasta lõpuks, kui on teine kooliaasta läbi, et tegelikult nad saaksid oma aineteadmised siis kätte. Mida linn teeb selles osas on ligi 20 miljonit eurot oleme täiendavalt investeerinud haridusse just põhilise fookusega just üleminekukoolidele. Kõik need samad mentorid, LAK või siis lõimitud ainekeeleõppe metoodikaspetsialistid on kõikidesse koolidesse määratud. Me kõige nõrgemate nende koolide, kus ütleme kõige rohkem väljakutseid, et nende jaoks oleme käivitunud eraldi arenguprogrammid, kus me siis tõesti tuleme ka välise meeskonnaga, vaatame, nõustame koole, aitame siis tegevuskava koostada, et kuidas veel paremini saaks. Neid samu õppevahendeid me täpselt samamoodi toetame. Nüüd kaks olulist asja ettevaatavalt, et üks on tegelikult see, et me peame kõik aru saama, et meie siht ei saa olla Tallinna linnas see, et aastal 2030 meil on eestikeelsed eesti koolid ja eestikeelsed vene koolid. Aga see loomulda praegu liigub just nimelt sinna suunda. Meil on vaja tegelikult koolikorralduslikke muutusi, et tõepoolest eesti ja venekeelsed lapsed hakkasid koos õppima ja see hakkab mõjutama ja juba mõjutab tegelikult kõiki Tallinna peresid, sest me juba näeme täna, et venekeelsed lapsevanemad annavad oma lapsi rohkem eestikeelsetesse koolidesse arusaadavalt, et nad tahavad, et see sama nii-öelda sotsialiseerumine juba toimuks, aga seda tuleb loomulikult linnatasandil juhtida läbimõeldud. Ja teine, mis on väga oluline, on just nimelt see klassivälise tegevuse toetamine. Me käivitasime näiteks 1. septembrist nüüd spordiklubidele eraldi toetuse, kui nad toetavad selliseid integratiivseid tegevusi, et kus eesti ja venekeelsed lapsed siis teevad trenni koos. See aitab seda luua, seda eestikeelset keskkonda, täpselt sama asja teeme huvihariduses ja kindlasti on neid võimalusi veel, et see, ma arvan, on põhiline fookus, kus me saame praegu appi tulla. Aga aitäh teile mõlemale. Meie saade on läbi saanud. Edu teile valimistel ja vaatajatele nii palju, et meie viimane linnapeade või linnapeakandidaatide debatt on eetris eeloleval reedel kell 12. Aga vahepeal igasugused valimisuudised ikka postimees.ee.